autod lähevad mööda. Tulen praegu oma elu esimeselt, tõenäoliselt ka viimaselt Austria söömingult, sest minusugune inimene Austria sööminguid korralda ei saa, eriti mitte Eestis. Sest esimene mõnikord, mida ma olen teinud, ma olen ostnud kaubamajast sealt toidumaailmast Tartust ühe Austri või äärmisel juhul ka mingi kööbaka mauster, 2 Austrit, aga see on väga eriline juhtum, enamasti ühe Austri. Sest see on mingi 3 eurot millega või 4 eurot millega 1 Auster, eks ju. Aga see, et mulle tuuakse terve maagen Austreid, seda lihtsalt ei juhtu mitte kunagi, sest selleks lihtsalt ei ole seda otseses mõttes raha. Aga ma leidsin siin ühe koha, kus oli kirjas, et iga neljapäev alates kella 7 Auster, 1 Auster, 1,50. Ja muidugi ma tahtsin minna tegelikult Prantsusmaale sinna missale. Ja seal on kell 6 on Austria missa, mõtlesin, et äkki siin on mingi saba. Ja siis ma ei saagi ühtegi Austrit selle kirjas, et kuni selle Austrite lõppemiseni. Mina ei tea, millal lõppevad, ehk see on tohutu saba, kõik tahavad sellise raha eest, eks ju. Muidugi ühtegi saba ei ole, mitte keegi peale minu ei tahtnud, nii et ka väga huvitav tegelikult. Ma oleks võinud vabalt Prantsusmaale missale minna, alles praegu sinna minna, aga ühesõnaga mingid imelikud asjad hakkasid juhtuma. Ma läksin kohale, ütlesin, et palun mulle 12 Austrit. Ma alguses ütlesin katalani keeles Dotse. Siis ütlesin hispaania keeles, et mingid mestiitsid, indiaanlane, teenis selleks laudu. Mulle servitoor, kui ta oli mulle selle limonaadiga õlle. Et võtsin 12 Austrit ja ühe siis selle Clara, ehk siis on pool sidrunilimonaad, pool õlu. Ja see sidrunilimonaad toodi kohe lauda, ei olnud äärele täis, kui sellest nagu üks lomps oli puudu. See oli väga imelik juba, väga imelik. Aga ise Austrit ootama, et mul tuli mitu korda küsida, et kaua nad tulevad ja need peab ikka lahti tegema, kui ma olen ise ka lahti, neid ikka nii kaua lahti. Aga võib-olla on mingisugused totakad indiaanlased seal, kes ei olnud harjunud. Ja siis tuuakse lauda ja tohutu vaagen. Ma vaatan seda vaagenat ja ma nagu ehmatan ära ja küsin, et kas on 12, nagu et see on hispaania keeles, kuna pole mõtet meile katalaniines rääkida, see on 12, eks ju. Ja ütlesin, ja, 12. Ja siis ma söön nad ära ja samal ajal nagu loen ja saan nagu ise kokku mingi 15 või midagi sellist. Aga ma mõtlen, võib-olla sellepärast panin mulle 3 peale, et ma pidin mingi pool tundi ootama, jah. Väga kenanisteks. Ja siis lähen arvet maksma ja ma ei viitsinud oodata seal lauas, ma olen teisele pool tundi ootama, siis maale läksin seal. Sest seal on ikka mingi väga megaaegne indiaanlane töllerdas seal laudade vahet. Ja läksin sisse arvet maksma ja mul öeldakse mingi 25,90, mingi imelik summa. Ja siin on inimesed, jah. Ja ma ütlen, see on väga kummaline, sest 12 Austrit minu arvutuste järgi peaksid maksma siis selle pakkumisega 18 eurot, mis on Eestis oleks ma rahata. Sest ma ei tea, palju 12 eurot, kui Eestis on mingi Auster 4,50 poes, ma ei tea, palju restoranis on 5 eurot. Ma ei tea, siis Eestis sellisel juhul, ma ei tea, 60 eurot. Aga 18 eurot ja siis ma sidrunilimonaad nüüd küll ei maksa mingi, ma ei tea, üle 7 euro või 7-8 eurot, ega ma ei ole mingisuguses sidrunilimonaad küll väikse tilga õllega, aga mingid 7-8 eurot ei maksa, aga ma ei Eestis ei ole, jah. See pannakse arvet näha ka ja tükiti mulle arve välja, vaatasin, arvel on kirjas 15 Austrit. Ma ütlesin, et kuule, et kui siin 12 Austrit, eks ju, tohve, hispaania keeles 15 on 15. 15 on hoopis teistsugune arv kui tohve, jah. Ja pidagi kauba, kui ta lauda mulle selle vaagna tõi, ma küsisin, kas see on 12. Küsisin üle ja ütles, et jah, 12. Ta vastas mulle selgelt, jah, 12. Ja sama tüüp, mingi 10 minti hiljem või 15 minti hiljem. 10 minti, ma olisin väga kiiresti. Teatab mulle, et ta võtab mulle 15 eest. Ma ütlesin, ei, ma tebisin 12. Ja siis ta lihtsalt teinud minuga vaielda ja tegi arve ümber. Siis ma ei lase endale igasuguste tillistamast tõmmata, nagu öeldakse. Ja siis maksin selle limonaadi ja Austritest kokku. See limonaad oli pooleks õllega, jah. Maksin 20,90. 15 Austrit õllega, 20. See oli viga, ta tegi vea, aga see on huvitav, ma arvan, et ta tegi selle vea meelega, sellepärast, et kui ta lauda tõi ja ma nägin seda nagu liiga palju ja nagu silmadega vaatasin, nagu ei tundnud olevat nagu tosin, tundus olevat rohkem. Ja küsisin üle, et kas on tosin, kas on tohve. Ja ta ütles, et jah, on tohve. Tema ise, sama inimene, kes mulle arve tegi. Ja 15 on ikka väga erinev arv kui tohve. Kõlab hoopis teistmoodi. Ja siis
siis ma maksin 12 eest. Nii mul on praegu nüüd elu esimene viimane Austria söömaaeg, 15 Austrit ja sidrunilimonad õllega 20-20. Selle peale ma ei usaldanud sularaseni maksta, maksin kaardiga. Vaat, see on huvitav kogemus, aga ausalt öeldes suurepärased, kui hea. Ja nii kahju, ma Eestis sellist asja süüa ei saa. Aga mis teha? Igal maal on omad head ja vead, Eestil on ka üks vigu liiga palju. See on ka pimedaks läheb midagi. See on ka nagu püraneed. Pimedus. Ei tea. Aga jah, ma arvan, et jumal sellest tahtes, aga see on imelik, et miks ta nii tegi, sest kui ma küsin 12 väga selgelt, kõigepealt küsin katalani keelt, küsin hispaania keeles üle, kus mis indiaanastest ei ole loota, et kõik katalani keelt. Kuigi täna hommikul oli üks mestiits, kes rääkis jumalast hästi katalani keelt, oli ka. Nii et need on ka igasugused. Mõned integreeruvad, teised integreeruvad. Ja igal juhul ma ütlesin katalani keeles dotse, mis on väga sarnane hispaania keeles. Ma ütlesin hispaania keeles üle ka, ma räägin siin topelt, dofe. Ja siis kui ta tõi selle vaagna, ma tundsin, et ma nägin kohe, et seal on liiga palju. Ja küsisin, kas need on 12. Küsisin üle, kas on 12. Jällegi kordasin üle selle arvu 12. Ja ta kordas üle, tema kordas üle ka arvu, jah, 12. Ja pärast see sama isik, kui ma läksin maksmas, et ma tõin selle 15. Ja kui ma küsin üle, kas on 12, ma ei hakkan nagu tagasi saatma, ma sõin need kõik ära. Ja maksin 12 eest. Nii et väga tubli vanamor. Jumal tahtis, et aga jah, ma sinna kohta nagu väga tagasi minna väga ei tahaks, see on nagu imelik suhtumine. Niimoodi, külma teha. Kuigi isegi kui oleks mõne külma teha, oleks Eesti mõttes olnud mitte külma tegemine, siis ma mõtlen, et Eesti oleks selle sama vaagna võtnud, ma ei tea, mis see sama vaagna oleks, 4,50 Austria. Ma ei taha mõelda, 5 eurot. Ma ei tea palju restoranid, mis ma olen ostnud poest, on olnud, ma olen ühe kaupa ostnud, eks ju, üks Austria mingi, peaaegu 4 või mõned on, suuremad on 4,50 ja niimoodi. Nii et ma ei tea, mis restoranis Eestis on. Ma ei tahagi teada, ma hakkan nutma selle peale. Sest rohkem mul Austria sööminguid ei tule vist elus. See oli mu esimene ja viimane Austria sööming. Aga jumalast hea oli, väga hea oli. Väga kummaline, aga väga hea. Nii et hea tööd kõigile.